siis on väga põnev. Jah. Tere tulemast. Tere tulemast Saarisaari. No, ära väsinud ka. Ikki, aga see olen. Aga külm oli või? Eile. Soomaa rahvuspargi serval asub Saarisoo talu ja see talu on selle koha peal, kus Viljandimaa ja Pärnumaa kokku saavad. Saarisoo talu peremees on Aivar Ruukel ja Aivar Ruukel korraldas sel nädalal Eestimaa ajakirjanikele ühepäevaseid kanuuretki. Aivar Ruukel, öelge nüüd, miks te armastate Eesti ajakirjanikke? No, ma ei saa väita, et ma nüüd ajakirjanikke armastaksin rohkem kui mõne teise elukutse esindajad, kuid jah, mul on plaanis siin alustada kanuuturismiga Soomaa rahvuspargis ja kuna see rahvuspark on üsna uus ja tundmatu, siis oleks väga hea, kui sellest natuke kirjutataks. Ma saan aru, et teie siin elate ja mõistan seda, miks teie siin elate. Kui palju elab üldse Soomaa rahvuspargis inimesi? No meie talu on ka juba rahvuspargist väljas, jõgi ise ongi piiriks ja park hakkab siis teiselt kaldalt. Ja minu teada kuskil 100 inimest on, kes elavad siis selle pargi territooriumil. Nimetage ära palun ka need jõed ja need ravad, mis siin on, sest võib-olla mõni inimene kuuleb alles esimest korda sellises kaitsealas nagu Soomaa rahvuspark. Rahvuspark hõlmab siis 4 küllaltki suurt raba, Kuresoo, Valge raba, Höördiraba ning Kikepera raba. Ja neid jõgesid siis eraldavad või samas ka ühendavad erinevad jõed, Alliste, Raudna, Lemmjõgi ning Navestjõgi. Kas nüüd see maikuu aeg on kõige parem aeg, et neil jõgedel kanuudega sõita? Ja ma kutsun inimesi matkama siis kogu suve vältel ja ka septembrikuus, kuid teatud mõttes on võib-olla kõige ilusam just see suve algus, kui praegult toomingud just hakkavad õitsema ja linnud on väga laululembelised. Mööda jõge käisin minagi täna selle matka läbi, õigemini öeldes sõitsin. Mis rabas praegu toimub? Rabas on ka selline iga varasuvine elu. Haned ja siis luiged on siit just lahkunud. Nende kogunemise paigaks on siis kevadeti rände ajal. Ja ma usun, et varsti hakkavad õitsema murakad ning teised rabataimed. Kas teie kardate midagi siin rabaservadel ja jõgede äärtes elades? Ja igastahes mitte loodust. Aitäh. Sest ma arvan, et see mõte, et mis siin toimub ja millest see koosneb ja selle nende jõgede nimetamise taustal saab Tõnis lasta siin pilte ette ja taha. Et see on vahele. Tore. Lähme siis. Tervet perekonda ei ole tead. No, tütar puudub, jah? 2 tütart. 2 tütart, jah? 2 tütart ja 2 lapselast. Just. Meil on nii suur pere juba. No jaa. Vaata, ma aitan. Ma aitan, siis ma jään ka pildi peale. Ütle Aivar Ruukel nüüd ka seda, miks sa turiste siia Soomaale meelitad? No, et seda Soomaa ilu ka nendele võib-olla näidata ja teiselt poolt ka see, et turism, see on ju maailma kõige kiiremini kasvav majandusharu ja ma ise näen, et see võiks kujuneda suvehooajaks minu põhitööks. Soomaa on väärtuslik selle poolest, et see on paik. Need on Eestimaa maastikud, kus inimene ei ole oma tegevusega veel suutnud midagi ära rikkuda. Kui tulevad siia turistid, kas mingit ohtu sellest sinu Soomaal ei ole? No seda annab kindlasti niimoodi korraldada, et nad tulevad organiseeritult ja ainult väikestes gruppides ning et nad käituvad siis looduses niimoodi, et nad seda loodust kuidagi ei ohusta. Kui sõita mööda Raudna, Naviste või Halliste jõge, mida siis seal näha on peale vee ja sinise taeva pea kohal? Ja näiteks elab jõgede ääres siiski veel
üks osa inimesi ja väga huvitav on neid inimesi külastada ning kuulda nende igapäevaelu ja mida siis see loodus siin, eriti siis need suurveed, on nende elus muutnud ja mida nad iga kevad siin kogevad. Mis sa arvad, sina tunned ennast siin hästi, aga kuidas elavad siin näiteks rebased, hundid, jänesed, põdrad, kitsed, teised elukad? Ja ma arvan, et nad elavad hästi samuti, sest et siin on koht, kus olla. Kas on mõni loom ka selline, mida mujal Eestis ei ole või mõni taim? Jah, ahuldusi elab siin üks jagu ja loomadest näiteks lendorav, mis on kas Eesti Loodusfondi vapiloom ja põhiliselt on nad küll Alutagusesse koondunud. Kuid ka siin siis nendes vanades metsades on nende pesapuid ja lindudest mitmed kotkalised, must toonekurg ja näiteks valgeselg kirjurähn. Kui mitu kilomeetrit me täna, Aivar Ruukel, maha sõutsime? Ma usun, et kuskil 25 kilomeetri kandis, kuna vesi on sel aastal enneolematult kõrge maikuu kohta, siis on need kilomeetrid väga kärmed kogunema. Ei tea täpselt vast. Aitäh!